Skipime, me kindlasti skipime mingi osa. Esimene asi, mis kohe silma jääb, mida me kindlasti skipime mingit osa. Meikimiseks väike laud, peegel, sahtel. Minu suureks rõõmuks on muidugi ka vann. Ma arvan, teeme väikse vanni ka. Siit natuke edasi. Vann! Mida mina olen igatsenud. Soulis natuke igatsesin. Televusser. Siin on ikkagi Korea televisioon olemas. Siin on ilusti ka inglise keeles kirjas, kuidas sa saad seal navigeerida, et saaksid kõik kanalid kätte. Nii et ma tahan kindlasti täna Korea televisiooni ka vaadata. Siin on meil külmkapp, veekeetja, 2 tassi, natuke siit edasi minna. Praegu on küll pime, me ei saa võib-olla seda täit luksus kätte, aga meil on ka rõdu ja millise vaatega rahvas. Täpselt 2 tooli pandud siin spetsialistidele. No kujutage ette, istud siin, hommikul päike tõuseb ja milline vaade. No need mäed. Istud sa jee seal vennas. Praegu küll midagi pole näha, küll hommikul näeme, aga need on täpselt sellised, nagu ma olen alt kirjeldanud. Üleval on üksikud puud ja kivirahnud. No seda hommikut ei jõu ära oodata. Terve öö siin maksab 2-le 74 €, nii et kõigest on vaja sõita Soulist bussiga 2,5 tundi. Saate 74 € sellise luksusliku ööbimiskoha. No tõeliselt ilus hotell juba all tunduks nagu jõulud oleks saabud. Ma olen küll mitu korda maininud, ma olen novembri keskpaik, aga Kensington on siin teinud lausa jõulu. RAMS0 just subscribed. Ramson, aitäh sul 3 kuud. Mr. Mokt 4 kuud. Yellow Fear 3 kuud. Poni Saba 7 kuud. Chili 20 kuud. Isegi filmimehed ja pakuti meile siis tasuta upgrade'i. No muidugi võtsime vastu. No ei saagi aru, kas oled hotellis või muuseumis. Türa, see on küll äge raisk. See on ju mingi full movie ju. See ei tundu üldse reaalne nagu kuidagi. Ma ei tea, see näeb nagu mingi fake välja. Nagu see on küll mental nagu. Nagu see kaader. Nagu mida üttu. Ja mingi kung fu panda, No tore hommikust, kallis rahvas. Uus hommik on siin Lõuna-Koreas käes, seekord oleme Soulis, oleme Sotšos ja no vaadake seda vaadet. Päike on ilusti väljas ja endiselt, nagu ma olen juba mitmeid kordi maininud, sügis on ikkagi omas täies hiilguses, et võib-olla kui mõnel pool tundus, et puud on täitsa juba lehest ära, siis tule natukene Soulist välja, mine metsa poole, mine looduse poole ja mitte miski muutu, sama ilus loodus ikka veel jätkub. Ja niimoodi võib üles ärgata küll ühel õigel reisile. Nüüd me oleme siis Kensingtoni hotelli 9. korrusel, kus saab hommikus süüa ja õhtuti ka väikse teepeo teha, kui soovid, muidugi lisarahas kõik. No aga vaadake seda vaadet siin terrassilt, et meie enda ruum asus 6. korrusel, ma ei vingunud mitte ükski kord, seal oli ka rõdu peal ilus vaade. Aga noh, vaade on küll mega rask. 9. korrusele terrassi peale, no siis sa saad aru, miks see luksuslik koht on. Kohe samasugused mäed, mis meil all. Ja mingi 70 € eest või? Ma ei tea, kas see oli neile 2 peale siis või? Vaateks, aga nüüd ma näen tegelikult ka kondleid, et inimesed sõidavad täitsa sinna tippu. Ma korra mapsi pealt nägin, et siin lähedal on see, aga juba kella 10 hakkas käima, nii et kui matkata ei suuda või ei soovi, on ikka päris kõrge tõus, siis on kondlisõid ka üles mäetippu võimalik. Ja tegelikult siin piirkonnas kõige kõrgem mäetipp on umbes 1700 meetrit merepinnast, nii et matkahuvilistele on siin ikka väga palju avastada. Praegu on meil siin endiselt novembri keskpaik ja ma kujutan ette, et kui paar kuud enne tulla, siis on see ikka täiesti täis hotell, siin on vaade hoopis teistsugusem, võib-olla veel ilusam ja samuti tegelikult all soovitati, et ka jõuluajal, kui lumi on maas, kui Lõuna-Korea on lume alla mattunud, et juba nägid talju, kuusepuu oli väljas, et täielik talvevõlumaa on ka siin Kensingtoni hotellis. Nii päevasel ajal on hoopis teine õhkkond siin valitsemas, kui öösel tundus, et on kummituslinn, kes siia tuleb, siis tegelikult siin on ju Seoraksani rahvuspark, et sellepärast on see ka väga populaarne koht, mida külastatakse. Öösel mõtlesime, et võib-olla on hooaeg läbi, et kedagi ei tulegi, ei olegi tulemas. No aga vaadake seda hommikut, autode rivi lihtsalt siia pargini välja. Jala saime isegi kiiremini mööda ronida Lõuna-Korea õluga lahti teha. Ja kohalik kässõlu on siis number 1 müüdav õlu siin Lõuna-Koreas ja seda reklaamivad tegelikult ka väga paljud K-popstaarid, filmitähed, nii et Cold Brewed kassõlu 4,5 volli siin samas rahvuspargis. No mis saaks olla parem? Terviseks. See on mõnus, see on selline läänelik. Seda kirjeldati natuke, et miks see populaarne on sellepärast, et siin on mingi vürtsikas järelmaitsega, mina küll ei ütleks. Täiesti tavaline õlu, mida saad Eestis kosta, sellist meenutab võib-olla Rocki Aleksandrit natuke. Aga vaadake seda.
Ma oleme ainukesed targad, turistid, teised on ka targad, aga tuled siia lõuna ajal, võtad seljakotis 2 õlut välja ja mis oli esimene vaatepilt esimene turistil? Naeratus näol. Sai aru, et härrad naudivad. Vesi vuliseb, maaliline vaade, külm karastab õlu. No elu peab oskama nautida. Öösel tuleme pimeduses siia, Kensingtoni hotelli on peale. Ma siis ei silma tegelikult kohe ka selline kaamera, Korea rahvuspargi teenistus, et täitsa huvitav. Meie arvame, et see on selle jaoks, et kõik inimesed, kes siit hakkavad üles ronima, siis on kaader olemas, kui midagi peaks juhtunud olema, siis on pilt olemas, et see inimene värvilises jopes on kadunud või siis üldse on hea inimeste arvu lugeda. Aga täitsa tore tegelikult, et kui ikkagi pargis on ka turvameetmed kasutusele võetud, sellepärast, et tõesti see on üüratu park. Kui parki sisened, siis on tegelikult siin mitmeid poode ja silma just see, mis on küll praegu kinni, aga väga huvitavad asjad on minu arust müügil. Ehk siis selfie-kaamera. Kama on hea kuulata, oskab rääkida. Siis on meil tegelikult väga jah, tal on hea siuke hääletämber, vaata. Ehk siis, et see ei ole nagu ülepingutatud nagu sellel rannol on. Matkamiskepp. Et tal on nagu siuke tavaline, aga see nagu on lihtsalt siuke soe. Nii et isegi kui sa siia tuled võib-olla niimoodi 20 taskus, aga raha on, siis saad endale terve tavaari osta ja oled valmis mäge valutama. Parki veel sisened, siis enne seda on tegelikult erinevad kohvikud ja mulle väga meeldib, kui on alati tegelikult toit. Rannol on ka nagu väga äge hääl, aga noh, see rannu hääl ongi nagu siuke... Et kindlasti me saame veel siit mõnda rooga proovida. Siuke nagu peale lugeja hääl või siuke nagu teistsugune vaata. Näha, mida sa üldse endale et toda nagu ei viitsi nagu pikalt kuulata. Pargis on ring peale tehtud, väga mõnus koht, kus loodust avastada. Meie liigume... Tal on nagu ka nagu äge hääl, aga tal on nagu... Tal ei sobi nagu selleks niisama peale rääkijaks vaata. Vaid tal ongi nagu, et mingi sissejuhatus näiteks töötab väga hästi. Ja väga hästi teevad, jah. Et nad kasutavad seda rannot ka nagu õigetes kohtades ära. Et see töötab. Nagu oleme näinud 7-Elevenid jagu igal pool selliseid toidupoode. Isegi siin mägi Zelenski käis külas ja Zelenski käis Soomes minu meelest. Siis mis müüakse, mis hinnaga. Võtame siit väikse kosutava joogi ka ja siis saate väikse võrdluse, kuidas on Eesti ja Lõuna-Korea hinnad. Lõuna-Koreas võib-olla sa prügikast ei näegi, linna peal pole peaaegu üldse, aga convenience store'ides, siis toidupoodides alati leiad ja on sorteeritud ilusti ka inglise keeles. Aga esimese asjana, mis mulle väga meeldib sellistes poodides, on tegelikult mikronahjud ja kuum vesi. Eks saad nuudlid kohe valmis teha, kuuma joogi võtta. Ma sain aru, et täna... et need on siin kõik külmas, siis tegelikult tihti on ka kuumad joogid, kuumad kohvid olemas, paad käe vastu, täitsa kuum oli. Ja 1200 kohalikku maksavad siin väiksemad, suuremad on 2000 euro kuni 2 euro vahemikus ja joogiletti jagub, näitame kohe joogid ära. Nii, meie jõime seda kässi siis 355 milliliitrit, 2250 kohalikku. Küll siin on Urkuelli, 4500. 2200, mis see on siis mingi 1,5 euri? Siis edasi vaadates on sellised Korea limonaadid. Ikka päris odav tegelikult, kui võtta, et see on veel mingi tankla. Energiajoogid, Monster 2300, Mountain Dew 1700, Red Bull on näiteks 1400, 250 purks. Mine osta kuskil Tartu tanklast. Kui ees olid siis soojad kohvijoogid, siis külma kohvijoogilett on ka väga rikkalik. Kõige odavam on siin 1600, kõige kallim 3000, jällegi euro kuni 2 euro vahemikus. Ja veepudelid on ka 1500, 1700 tükk suured. Joogiletile on tiir peale tehtud, siin on siis vinnutatud liha, valik ka väga lai, 4600, 6200 beef jerky, see on meil 40 grammi siin. Aga siis on midagi teist. Meeldid sellepärast välja hüppavad, et Zelenski siin on või? Siis on dried fish, kuivatatud kala. Ega russid võivad ju siin ka rünnata ja kui nad näiteks siin ära hukkavad selle Zelenski, siis on ju Eestil ikka väga pahasti. Et valik on tõesti lai, aga nüüd võivad sellisesse kohta, kus nagu rohkem natuke aru ka saad. Väga palju on ikkagi nuudlipakke ja just selliseid suuri topse, kuhu saad kuuma vee sisse valada, hiljem välja. Maitsain ilusti sees olema. Esimene maailmasõda ju algas samamoodi, kui see kuradi... Hästi spicy. Mis ta türa nimi oli, kes ta ära hukati. Kindlasti soovitan Lõuna-Koread külastada. Vaata, mis siin näiteks suurema. Mäletagi enam peast. Selline on ka siis euro. Et nuudlipakki olen tegelikult proovinud. Midagi nii erilist ei ole, kindlasti äge ära proovida, et mõned on sellised paksemad nuudlid, nagu näha.
hästi vürtsikad ja teised on sellised ikkagi eestipärased, lihtsalt kiirnuudlipakike. Vanamamid tulevad hakkidega välja Lasnamäel. Ei no Peter Sefton, sorry ikkagi, selles ikkagi sõda ju käib. Aga samuti näeb ka täiesti teistsugust, mida Eestis või kuskil mujal kindlasti leia. Chokoküpsised, šokolaadiküpsised, 2000 kohalikku ja Pokemon ka ilusti olemas, Pikachu, 2500 küpsised. Päris õhuke karp tegelikult, 23 grammi ainult, 2500 kohalikku, et näeb selline suur ja lai välja, et teed lahti, sees on võib-olla paar küpsist. No et võrrelda lihtsalt siin suur pinges. Ma tahaks seda kõike lihtsalt süüa praegu. Aga tähtsam on muidugi kohalikku kaupa vaadata. See kõik näeb nii hea välja, sest kõik on nii värviline vaata. Ja need meil maitsid väga, need on nagu siis kohalikud vigurid, aga ma ütleks steroidide peale, et korralikult maitseainega üle kallatud. Nii et see on kindlasti minu soovitus kõigile, kes Lõuna-Korea krõpse soovivad proovida. Ja veel midagi täiesti teistsugust, nachod on olemas, aga sellised väiksed mõnglid nagu justkui, aga Lõuna-Korea mõnglid, 1700 tükk, natuke üle euro. Ja siin külmkappid juures on ka väga lihtsasti haarata valmis toit, et on sellised sushi, täitsa suured. No võt teile nalja. Tuli üles nagu naksti. Kõik on korras, ärge muretsege. Kamm sina kus ära ehmatas. Korralik sushi rull, 3400 kohalikku. Tais ma sain suht tihti seda, ma ei tea, mis selle asja nimi on, aga need kuradi kolmnurgad. Ja siin on samamoodi riis on sees ja siis on see mingi kuradi, see kuradi, mis asi see nüüd on, see vetika paber või? On ümber ja siis seal on mingi liha või mis iganes seal kala on sees nagu. Igasuguste juurviljade ja muuga, aga ka sellised võileivad. Nii kiiri või? Premium ham egg sandwich, et see on ka selline... Tais ma sain suht tihti mingi hommikuks lihtsalt kiirelt tõmbasin selle sisse, läksin trenni. Nad toovad alati juurde, et taastavad ära võtnud juba uus kraamo peal. Täitsa huvitav puuviljakauss. Ei viitsi, nagu hommikuti tegeleda vara. Viinamarjad ja tomatid. Aga suht tihti tõmbas pasa lahti ja nagu. Muidugi kindlasti ka... Ja ma panin ka 7-Elevenis kogu aeg. Pärast tööpäeva lõppu ilusti võtad siit. Hommikul oli nagu hea, et tõmbasid selle ja kohvi. Ja siis, kui ma ütlesin, et on selline suur rull on 3400, siis selline väike kolmnurk sushi on 1100, see on alla euro isegi. Ja ta ei ole lihtsalt riis. Tegelikult siin on täitsa täidis olemas, kas kana näol või siis tuuna näol, et mingi teistsugune kala veel sees. Soulis oli väga palju näha, aga samuti ka siin 7-Elevenis tegelikult täitsa olemas. Hästi palju vihmavarja, kohe kui vihm tuleb, kõikidel kohalikel oli vihmavari ilusti kaasas. Aga kuna me oleme ikkagi matkarajal lähedal, siis on ka jalutuskepid, vihmakeebid ja veel igas suuruses. Ja pole harinud selle pärast, no eks seal on vaata need mingid maitseained ja kõik, mis nad panevad, ega ikka üldiselt oli suht spicy ikkagi seal. Et nad on siin eraldi pakendis, ostad ühe selle. Kuigi ma ise söön nagu chillit väga nagu põhimõtteliselt jääkuubikud üle päeva. Ostad 2 seda, valad ilusti sisemuse siia ja saad külma jääjoogi. Kui mitte iga päev. Ainult kohviga, siin on ka tegelikult maasikamaitseline. Aga noh, eks see ikka on mingit pidi on teistmoodi vaata. Aga minu arust väga hea idee, et tõesti jäine kosutav jook kohe olemas. Selliseks väikseks pausiks ossime natukene asju. See kogu kupatus maksis siin 7 eurot 15 senti, krõpsupakk, 2 keedumuna, 2 õlut ja 2 pudeli vett. Istusime 7-Eleven suht hea hind ju. Kuulame kaugel, käib muusika. Ikka väga hea hind, ma ütleks. Tuleme siia ja kohalik bänd on kohal. 7 eurot. Muidugi toetame kohalikku muusikatööstust. Jätame väikse tippi. Heio! Ta on sulka käima. Isegi siin väikses külas. Kolmnurki peab soendama. Ei pea, sa võid. Vaba mõelda, me tulime umbes pargis 2 nad küsivad tavaliselt, vähemalt 7-Elevenis nad küsivad, et kas tahate soojaks. Võid öelda, et kas tahad või taha. Vahepeal keegi laulab ja ümber ringi mitte kedagi. Ainult mina ja operaator. Hommikuti ma enamasti panin ka külmalt. Esirea piletid 1000 vonni ees 70 senti. Aga soojana nad on üldiselt on paremad. Võtke näpust, alati on kuskil midagi teha. Sotskos kohal, siin on elanik umbes 80 000 ja see on tuntud eriti just selle ranna poolest. Pokemoni promenaadi, park on isegi promenaadi kõrval, suutab maha. Siin taamal paistab ka lumekrabi, suur krabi, ka sümbol sellele linnale, sellepärast, et väga palju ikkagi mereande siin müüakse. Siin on ka kalaturg ja miks seda just kiidetakse, on sellepärast, et siit tuleb kohe värske kraam. Kalurid tulevad merele ja juba õhtul on nad turu peal või siis vastupidi, öösel vara hommikul lähevad ja siis kohe tagasi turu peale kaupa müüma. No nüüd ma olen ametlikult ühe hiidkrabi oma käega ära puudutan, nii et võtke välja.
no kui luban teie mööda seda Ehk järgi või oleme võtke käinud välja. ookeanite ääres ja suurmerede ääres, aga sellist silti ei näidatud, et siin on tsunami oht eriti suur ja kui juhtub, et mis kohad kõik on arvatavasti üle ujutatud, siis on täitsa hirmuäratav mõelda. Päris korralik rännak. Oleme siin ühe punase silla peal. Vaesem piir. Ja siis öeldi, et saab Ai Village, et selline küla, mis on aja veidi nagu selline määrdunud, veidi selline Korea, mida ma olen näinud, oleme saanud. Tead, kus mulle meeldib see kohak juba või? Mis on suurim pluss, mis tarvata inimesed? Juba tahaks sinna kuskil istuda. Tavaliselt alati siin kitsikus keegi tuleb, kuskil keegi lõugab. Tere 2 õlut ja pange midagi süüa ka, tead. Me lähme kindlasti sinna katusebaari, sellepärast, et see on nii vahva koht. Väike hotpot. Kõik on valgustatud, ilus. Milline kujundus tehtud, mõelge lihtsalt väike söögikoht siin. Nuudliroad, krabid ja lihtsalt väljas on ilus selline minipurskkaev tehtud mitmes kujutusest. Vaata, kui mõnusa olmede loob. Nagu oleks, ma ei ütleks, ma olen kodus, aga lihtsalt kodune ja hubane tunne tekib siin tänaval. Üles baari meid küll kahjuks ei lastud, aga nii tore tädik oli siin valvelauas, et me ei saanud seened või munnid, kumb või mis see oli? Tulge, no me tuleme. Ja teate, kui mugav, mõelge, öeldi ju, et see saar on maha jäänud ja siin ei toimu midagi. Ekraan, kus sa saad ka keelt valida. Võtsid kohe siit inglise keele ja kõik menüü on inglise keeles olemas, nii et ei ole mingit küsimust. Raamen, krabi, joogid, absoluutselt kõike, nuudliroad, võta mida hing ihkab. Nii nagu kombeks on. Kes mida näeb, kui jõuad üldse tellida midagi, tuuakse laud täis, head ja paremat. Küll on siin kimsid, küll siin on tofut, seaweedi, riisi, nii et lausa lust on niimoodi maha istuda. Aga sellegi poolest me tellisime ka ikkagi midagi, võtsime siis krabi raameni. No vaadake, milline ports toodi lauda, see maksis siis 11 eurot punase krabi. Oskate neid krabisid süüa ka või? Mõtlesime alguses, et võtame 2 peale, et jääb natuke kõht tühjaks ja pille meil midagi võtta. No nüüd vaatan peale, mõtlen pigem sellele, et olgu kõik söödud ja tühjaks tehtud, sellepärast, et perenaine tuli nii suure hooga. Kaus veel lausa aurab. Nii et laseme hea maitsta. No korralik plätserdamine siin ikka käib. Nüüd ma saan aru, miks siin selline kilest laudlina on laua peale pandud ja samuti kindad meile antud. Noh, krabiliha saad siis kätte ja tõesti väga maitsev ja mõelda, et see maksab kuskil 11 eurot, siis aru saada, me oleme Sadama linnas, siin ongi põhisissetulek allikas kalandus, et kui siin lähedal on ka kalaturg ja siin saare peal olid tegelikult kõik põhimõtteliselt kalarestoranid, aga sellise raha eest nii suur ports nuudlit saada, pluss veel terve krabi on siin all koos krabisõrast leituvate lihatükkidega. No väga maitsev. Aga väga hea, väga maitsev krabi oli ja täiesti kosutav. Küll aga ütlekski siinkohal, et veidikene teistsugune õhkkond oli võrreldes mõne teise söögikoha, kus me oleme olnud. Võib-olla sellepärast, et me olime ainukesed kliendid, aga muidu nagu tundus, et nagu kedagi väga ei liigugi. Hooaeg hakkab läbi saama ja nad olid võib-olla lihtsalt õnnelikud, et turistid on kohal, sellepärast, et laud oli ikka täielikult lookas. Oleme jõudnud ühe Sotsko linna põhivaatamisväärse juurde lausa võib öelda, see on siis kalaturg. 11 euki ja päris head. Tegelikult turisti ja kalaturg ehk siis oi, plää, ma juba näen seal neid mingeid frititud asju, oi, pasan. Oli väga vähe inimesi, suht tühjad tundusid tänavad, tuled paar alleed mööda. Mingid frititud kraami paneks küll praegu, oi, pasan. Kell on siin 7-8 õhtul, mis nad nii see frititud kraam on aeti nii fucking hea, aga tule seal on mingi miljon kalorit. Ja nagu ma enne mainisin. Oi, plää, kujutad ette, nägid juba, see juba tundus nii hea kraam seal. Siia, öötundidel püüavad kala, toovad siia, et see turg on põhimõtteliselt 24/7 tund lahti. Ta on kirjas, et kell 10 läheb kinni, aga tegelikult juba valmistatakse uus päev ette. Ja lähme vaatame, mis kõike siin müüakse. Ja see turg on tuntud just mitmete piirkondlike toitude poolest. Öeldakse, et neid mujalt on keeruline leida või lausa ei saa. Et näiteks on siin turul Oisengu Sundae. See on siis nuudite ja köögiviljadega täidetud kalmaar ning tak kangsiong, see on siis maguse vürtsika kasmega krõbe kana ja need erilised road. Kalmaar on suht kummine, vähemalt see, mida mina olen söönud nagu. Aga ma ei tea, kas ma olen mingi paar korda olen söönud kalmaari. Nii palju inimesi, no nii kitsikus ma pole veel olnudki. Aga minu meelest on suht kummine nagu. Või siis lihtsalt toita valmis, eks siis see on selline turg. Ma ei tea, ei osata seda teha lihtsalt. Ma ei kujuta ette, kuidas see töötab. Ühelt poolt lähed edasi, teiselt poolt põed tagasi, aga kes vahepeal siin jõllitama jääb nagu mina, siis jäädki inimeste vahele. Aga no ikka kõike tellitakse ja ma ütleks, et need ei ole enam nagu turumüüjad, vaid need mõned ongi nagu ikkagi restoranid on püsti pannud, sellepärast et üleval on kõik hinnad, taga on kokad, mõndadel on isegi istumiskohad, nii et väga hästi töötab. No vaadaks seda järjekorda ühe putka juures. No meil sai küll enne krabist, lausa 3 krabist kõht nii täis, et me ei hakanud siit tänavalt midagi ostma.
Küll aga siia ma soovitan tulla tühja kõhuga, aga see oht satub väga kiiresti, et sa arvad, et kõht on tühi, okei, ma jõuan ühes kohas ja teises kohas. Nägin inimesi karbikestega, kotikestega, kilode viisi ostmas erinevaid mereande ja tõesti, mõnes kohas olid järjekorrad lausa 100 inimesteni. Nii et ega siin peab ootama ka natukene, siis kõige popimad kohad on kõigile teada, aga see on koht, kus sul läheb arvatavasti tund, 2 kuni isegi 3 ja siis sa alles võib-olla saad mingi eelainduse, mida kõiki siin müüakse. Tõeliselt vapustav. No sai öeldud küll, et kõht on täis, aga kallid vaatajad, teie nimel olen nõus natuke rohkem sööma, eriti kui söögiks on burger. Nimelt minu selja taha jääb Loteria kiirtoidurestoran. See on siis Koreas väga tuntud kiirtoidukett ja see on just vastukaaluks läänelikule toidukettidele nagu Burger King ja McDonald's. Neid on umbes Lõuna-Koreas 1300 tükki ja eriti populaarseks saigi see aastal umbes 1985-86, siis hakati tooma järjest burgereid ja tänaseks päevaks ongi ta saanud selline kiirtoidukett, kus on siis vastukaaluks lääne kiirtoidurestoranidele Lõuna-Korea Joonas korraldab. Siin on sellised burgerid müügil, mida kuskil mujal ei saa, ei Burger Kingis, ei McDonald'sis, ainult Lõuna-Koreas, ainult Loterias, nii et maitseme, mida head siin pakutakse. Nii, ja saigi toit tellitud. Päris kiiret läks kuskil 4-5 minutit. Esiteks ma tahtsin võtta siis bulgogi Hanvo burgerit. Hanvo oli siis kohalik veis ja bulgogi on selline marinaad, kus liha pannakse, mis teeb liha soolaseks ja samas ka magusaks. Küll aga sai teise väga vahva asja, mis on siis kreveti burger, mida ka mujalt ei saa. Muidugi friikad, Coca-Cola, operaator ja väike värskendus jäätise näol, jäätis kokteili näol. Laseme hea maitsta. Jäätise kokteel, kus on peal moos või? Või ma nägin valesti? Viil ka vahel. Ja tõesti, väga maitseb. Kaste ja kõik räägib endast, nii et Lõuna-Korea kiirtoidukett annab hästi. Nii, kõht sai täis söödud, mõtlesime, et tänaseks kõik kõnnime koju ja teadsin, et kilomeetrid venivad ja venivad. Sa ei saa aru, kui palju sa ühe päevaga ära kõnnin. Ja siis vaatame, et oi jumal. Ei, seal oli jäätis, aga seal oli midagi punast peal. Kõnnime, vaatame. Järsku tuleb üle jõe. Parv, nagu pääste ingel, tuleb rahulikult vaikselt, ei pane tähelegi ja vaatab, järsku on meie pool kallast ja oi kui mõnus. 500 vonni siis on pilet näkku, see on siis 35 eurosenti ja vend paneb põhimõtteliselt terve päeva niimoodi. Ta ei küsinud rahagi, me lihtsalt tulime peale ja ütles, et küll pärast mäendate midagi. Ma ei taha tal ette jääda, töö käib. Ja tõmbab nööriga. Ta tõmbab nööriga ühes kaldast teisel. Pandi tööle kohe. Kuule, nagu kartulivagu võtaks üles kodus tegelikult. Ema ütles, et hommikuks olgu 5 vagu tehtud. No, täna ma lihtsalt seilan teisele poole kallast. Vaat kui tore. Kamsamnida. Muidugi, noh. Kogu raha. Mis kurat? Soojad kinni seda kuskilt. No vaat, kui lõbus on, siin pannakse tööle ka kõik kalorid ära põletada. Finlandia Power. Kamsamnida. Finlandia Power. Võite kõik mulle maksta 500 vonni nägu ühe tõmbega. Eesti Kalevipoed on kohal. Jah, meil on piletid maksud, nii et panigi meid tööle. Niimoodi siin käibki. Kohe. Tüüp tahad siis ja puhata. Tuuras ära teha. Normaalne. Jaa, päris äge. Siin oli norm, siin oli rohkem toitu näha. Mulle meeldis. Mulle meeldib, kui ma saan toitu vaadata.